See kangelasportlane on esimene mees Eestist, kes on jooksnud Arktikas polaarmaratonil 40-kraadises pakases. Mees, kes on läbinud 100 kilomeetrit kõrbes või siis jooksnud Tallinnast Võrru, on 39-aastane Joel Juht ehk JJ. Just neid initsiaale JJ teabki Eesti rahvas vist kõige rohkem, sest just tema ongi JJ Street tantsukooli asutaja ja ühtlasi ka tänavatantsu maale tooja. Joel Juht on mees, keda on korduvalt valitud Eesti üheks parimaks noorsootöötajaks. Ta on ka ärimees, kes ehitas Jõelähtmele Sahakülla noortele mõnusa laagrikoha, kes on kohalik kultuurielu esindaja ja loomulikult armastav mees oma moeblogijast ja tantsutreenerist kallimale Katriinile ning isa aasta ja 2 kuusele Jasonile. Ei kihlutud. Seda tuleb tema käest küsida. See on väga tõsine asi ja me ootame, oligi see, et ma ütlesin, et kui talu saab valmis, et siis on hea on ju pulmasid teha. Kuna naine ütles, et ei, siin talus me pulmi ei tee. Ma ütlesin, nüüd jälle, siis ma pean hakkama mõtlema. No vaata, tegelikult nüüd on asi ikka päris nii hea juba. Ma pean ikka raha koguma. Ega need pulmad ei ole ju niisama, seal tuleb ikkagi, kui pulm, siis tuleb ikka pulm teha. Et ikkagi, et nädal aega tuleb ikkagi pulmasid pidada. Seal mind rõõm, siis võtab vastu, mu juurde noorus astu. Noored said kokku läbi tantsu ja kui vaadata Katriini armastavat pilku oma mehe suunas, võib öelda, et pere toetus ja teineteise mõistmine ongi ühe mehe edu võti. Mina teen, aga naine toetab. Kui naine ei toeta, siis ma ei saa teha, ma ei saa isegi talusse tulla. Ega ma pean ikkagi naise sõna kuulama. Õige. JJ Street tantsukoolis käib täna üle 3000 noore üle Eesti. Nii et siis Joel on olnud ja on tuhandetele noortele suunanäitajaks ja jätkab seda teed ka nüüd Liipa talu peremehena. Temast on saanud isik, kes räägib kogu küla eest, kes kannab kohalikele noortele tegevust, olgu see siis kas talgud ehk töökasvatus või mõni tore külapidu. Meil on jaanituli, me korraldame alkoholivaba jaanitult juba siis 3.–4. aastat. Rahvast jagub või? Ja rahvast jagub. Isegi tulevad inimesed kohale ja see on natukene paljud inimeste jaoks võib-olla veider, aga samas kui mõtled nii, et pered saavad oma lastega tulla ja mõnusalt aega veeta, siis tegelikult on see üks tore süüke olemine ja on süüke kultuurne õhtu. Joeli hobid on aga nii pöörased, et tavainimene ei tahaks tema üleelamistest undki näha. Joel on ületanud maailma suurima Sahara kõrbe, kus on registreeritud ka maailma kõrgem õhutemperatuur 58 kraadi. Seal läbis Joel 274 kilomeetri pikkuse maratoni. Möödunud aastal jooksis ta ka Tallinnast Võrru 252 kilomeetrit. Joel Juht on ka esimene mees Eestist, kes jooksis Arktikas polaarmaratonil. See nägi välja niimoodi, et sul on 700 kilomeetrit on distants, sul on kelk on taga, sa oled lumehanges ja see on self-survive, ehk siis keegi sind aidata ei saa, sa pead ise hakkama saama, maksimum miinuskraadid on kuni -50. Ja sa magad lumehanges, sa sööd lumehanges, sa vahetad riideid lumehanges, kõik elu on seal hanges. Ma ikka proovisin kõik, et palun ära mine ja teeme nii ja teeme naa ja äkki saab kuidagi teistmoodi. Aga kui ta nüüd seal oli, no siis ma olin see kõige suurem fänn jällegi, et ma arvan, et nii see käibki. Aga samas ta on ikkagi lubanud, et kui tal tõesti midagi juhtub, tõurub ära või mis iganes rike, siis tegelikult on alati olemas nii-öelda emergency nupp, siis mida ta saab nagu vajutada ja ta lubas, et ta teeb seda. Ta tegi seda, seega oled saad nii-öelda loa minu käest teise vooru. Mul on hea meel, et ma tegin selle otsuse, sest et 2 minuti kaugusel põhimõtteliselt oleks olnud see, et kaotada kas jalad, saada külmahammustus. Nii just oligi. Joel sai vigastuse ja ta pidi maratoni katkestama. Ma hõõrusin oma naha ära liikumisega, ma olin esimestel positsioonidel ja siis oli mul lihtsalt otsustamise koht, kuna mul oli ajalimiit jõudmaks ühte checkpointi ja siis ma nägin, et see aav oli nii suur, et ta ei oleks ära paranenud ja siis ma pidin selle otsuse tegema. No ma arvan lisaks siis see nüanss ka, et ma ootasin samal ajal last vaata, et see vist pani ma selle viimase põntsu selle punase nupu vajutamisel on ju. Joel jõudis oma ekstreemse hobi juurde alles 3 aastat tagasi ja kõige kummalisem on see,
et talle pole kunagi meeldinud joosta. Ja esimene nagu goal oligi see, et kas võiks hakata meeldima asi, mida sa oled terve elu vihanud. Ja nüüd ma just täna hommikul käisin jooksmas ja homme on jälle jooksja ja siis ülehomme jälle jooksja, nii ta on. Siis jälle merre ujuma ja... Joel on pärit Jõgevamaalt, Katriinaga Viljandimaalt. Nende duo on imeline. 11 aastat on nad sihikindlalt astunud sammhaaval oma unistuste poole. Tahad jõuda kiiresti, mine üksi, tahad jõuda kaugele, mine meeskonnaga. Ja just sellise tee on valinud Joel. Öeldakse mulk, aga ei tea. Punktis rohkem mulk on. No iseloomu poolest võib-olla Joel, aga kaasasündinud vist mulle. Kaks pähklit on kokku sattunud. Ja ega käbikännust kaugele kuku. Aasta ja 2-kuune perepoeg Jason on sama iseteadlik kui vanemad. Kui ikka issi kutsub, siis tulgu ise minu juurde. Jason, tule siia! Poiss teab juba praegu, et issil on sama pikk tee temani kui poisil issini. Ja nii perekond Elekter toimetabki. Neil on aega noorte jaoks, ekstreemspordi, tantsukooli ja laagrite jaoks ja veel ka panna püsti oma äri Liipatalu koolituskeskus. Talu osteti ära puhtalt seetõttu, et oma trennilastel oleks koht, kus laagreid korraldada. Siis meil oligi probleem nagu selles, et kuna koolituskulud ja kõik need laagri korraldamiskulud läksid niivõrd suureks, et meil oli mõttekam endal pangast laenu võtta. Meie plaanid on ju alati suured, aga mida ütleb naise süda, kui mängu pannakse kogu oma isiklik vara? Mina ei olnud üldse fänn, ma lihtsalt õiendasin ja karjusin, et ma ei taha seda kohta. Miks meil on seda vaja, et see on järjekordne hullus sul. Aga ei, tegelikult ta väga hästi põhjendas mulle selle ära ka, et mis mul muud üle jäi, et pidin oma õla nii-öelda pea peale panema ja ikkagi nagu toetama. Selle koha nagu kõige suurem missioon oli see, et tekiks noortele selline kiht koht, et iga aasta, kui me siia midagi juurde ehitame või teeme, et siis tegelikult iga aastaga nii-öelda need noored ja siis lapsevanemad tegelikult võidavad sellega. Et laagritasud ju ei muutu, et pigem tuleb see juurde ja tingimusi luuakse nagu juurde, et proovime nagu omalt poolt nagu teha kõik selleks, et oleks oma lastel tore, teiste lastel tore, sõpradel. Ja.